Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Jasper Vaher, Rally Estonia kiiruskatsetega, nüüd on enam kõik juba ära tutvutud. See on mingi aimus ja arusaamus, mis sind ees ootab. Kas on hirmutav või on põnev? Eks ta on natuke mõlemat, ma arvan, et põnev saab igal juhul olema, aga samas ka on väga palju selliseid katseid, mida mina sõitnud ei ole, et siis need on kindlasti võib-olla minu jaoks natuke sellised keerulisemad, aga ei, üldjoontes väga ägedad teed. No sa ei ole nii pikka rallit ju kunagi sõitnud, et see kilometraaž ja kõik, et kui palju sa oled enda jaoks paika pannud, kuidas seda võistlust üles ehitada? Ma arvan, et tuleb lihtsalt hakata otsast minema, et mingit erilist plaani mul hetkel ei ole, et loomulikult tuleb kuidagi üritada enda jõuvarusid säästa, et kui reedel kõik välja panna, siis muudeks päevadeks see, aga samas tuleb ka võtta üks katse haaval, et ei ole mõtet muretseda hetkel laupäevaste või pühapäevaste katsete pärast, et võtame üks päev korraga ja vaatame, kuidas meil läheb, et siis selle järgi teeme omad otsused. No mis nende kiiruskatsete ja kogu selle ralli juures sinu jaoks on kõige keerulisem? No kindlasti on siin palju hüppeid, et see on võib-olla selline asi, millele tuleb tähelepanu pöörata, eriti selle autoga, kuna hüppamiskogemust on, aga mitte võib-olla nii palju, siis kuidas mingi nukk täpselt viskab, seda ju tegelikult ei tea, et siis sellele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata ja samal ajal on ka teed nagu väga kiired ja on palju lõikamise kohti ja samas on ka palju selliseid antikatte ja ohtusid, et siis selliseid nüansse tuleb kindlasti meeles pidada ja nendele nagu tähelepanu pöörata. No kui palju sa selle eelmistest rallidest, kas näiteks Soomes, Rootsis sõidetud, kus olid ka ikkagi kiired teed, saad kaasa võtta nüüd selleks võistluseks? No eks omajagu ikka, et autoseadistus üldjoontes on sama ja loomulikult sõidujoon ja kõik see võiks ju ka samasugune olla, et lihtsalt teed on natuke erinevad oma pinnase poolest, aga üldjoontes ralli on ralli ja tee on tee, et siis selles tuleb samamoodi sõita. No siin on palju juttu olnud, me oleme siin teiste eestlastega ka rääkinud, noored Eesti mehed on stardis ja käib kõva konkurents, et kui palju sa seda nüüd ise jälgid ja kui tähtis sinu jaoks on just teisi eestlasi edestada? No eks ma jälgin ikka, et ma arvan, esmajoones jälgingi just võrdlust teiste eestlastega, et nendega ma arvan on see konkurents kõige adekvaatsem ja samas kui tähtis ta ikka on, et äge on võrrelda, aga lõppkokkuvõttes ega see nüüd kõige olulisem ei ole, et äge on võrrelda, aga lõpuks tuleb ikkagi oma asja teha. Aga kas ei ole ka nii, et kui siin Eesti meeste konkurentsis oled tipus kõige kiirem või teine, näiteks siis oled juba ka kogu selle Rally 2 arvestus või WRC 2 arvestuses ikkagi päris tipus ilmselt? Ja ilmselt küll jah, kui suudad juba Rometist ja Robertist kiirem olla, siis kindlasti sa pead olema seal täiesti tipus, aga sinna on, ma arvan, natuke vara veel meil pürgida, et vaatame, kuidas meie hoog on ja kuidas kõik klapib, et hakkame lihtsalt otsast minema oma asja tegema, et hetkel sellele ei keskendu. Okei, edu! Aitäh!